Täna ma tahaksin rääkida andestamisest. Mis andestamine on? Kuidas andestada? Ja mis andestamine ei ole? Ja miks me peaksime andestama? Või võiksime andestada? Eks on ju nii, et elu toob meile igasuguseid situatsioone ja mõnikord me teeme ise kellelegi haiget, võib-olla tahtmatult, võib-olla tahtlikult. Ja teinekord tehakse meile haiget, samamoodi võib-olla tahtlikult, võib-olla tahtmatult. Ja tulemuseks on kas meie väga sügav solmumine või viha. Ja siis me selle viha ja solvumise baasil hakkame kandma inimese vastu vimma. Miks öeldakse, et mitteandestamine on justkui sina võtaksid mürki ja ootaksid, et keegi teine selle kätte sureks? Mis see endast kujutab? Vaata, kui sa kannad endas vimma, pahameelt ja viha kellegi vastu, et siis sinu sees on vihaenergia, mistõttu sa hakkad resoneeruma juba madalate teistsuguste energiatega ja sa tegelikult kasvatad enda elus võimalusi uuteks sellisteks situatsioonideks ja vihaks. Ehk siis hästi oluline on see situatsioon endast läbi lasta ja olla teadlik, mis täpselt sind seal vihastas, mis see oli ja mis on selle vimma taga. Ja miks meil on andestamine hästi raske, on see, et me arvame, et me teeme andestamisega kellegile teisele teene, et temal on seda sinu andestamist vaja. Ja mõnikord inimesed ootavad, et paluvad andestust ja neil on nagu seda vaja, et oma nii-öelda südame tunnistust, et sa olla lihtsalt tunda, et okei, et mulle anti andeks. Aga see ei puutu üldse siia. Et tegelikult kellelgi teisel seda meie andestamist vaja ei ole peale meie enda, sest see sööb meid enda seest. Siis teine arvamus on tihtipeale see, et ma ei andesta, sest ta ei vääri andestust. Jällegi, kas sina väärid andestust? Et esiteks, kes oled sina, et ütled, kes väärib ja kes ei vääri. Ja teine asi on see, et vaadates jällegi enda pilti, siis seda andestust on vaja ainult sinu enda jaoks. Sa võiksid seda teha enda sees. See, kes sa seda teise inimesega jagad, see on juba täiesti teine teema. Et andestamine on pigem lahti laskmine sellest vihast ja vimmast. Ja andestamine ei tähenda seda, et sa peaksid unustama. Andestamine ei ole unustamine. Ja andestamine ei ole ka see, et sa automaatselt peaksid kuidagi inimesega suhted taastama endises. Näiteks, kui inimene on petnud sinu usaldust, siis sinul on oluline teha läbi see andestusprotsess enda sees, et sa oleksid jälle valmis usaldama teisi inimesi ja et sa oleksid valmis usaldama eelkõige iseennast. Aga sa ei pea usaldama, et sa ei kohustasid mitte mingil moel usaldama seda sama inimest. Usaldust tuleb välja teenida. Ja kui ta on sinu usaldust petnud, siis selle usalduse taastamine, see on juba hoopis jällegi teine protsess ja palju pikem ja ei puutu sellesse andestamise konteksti. Ehk siis
number 1, andestamine on sulle endale vajalik. number 2, vaata alati, et see vimm, mis sa kannad, see pahameel, mis sa endas kannad, mis seal täpselt on? Et kas seal on ka äkki väike osa seda vimma ja pahameelt iseenda vastu? Ja alusta andestamisest iseendale. Ja mõista, et sina väärid andestust. Ja see andestus on selle jaoks. Ja mõista, et andestamine on lahti laskmine vihast ja solvumisest. Et olla teadlik siis, mis toimus, mis tehti ja et sa oled valmis liikuma edasi. Aga see ei tähenda, et sa kiidad heaks asju, mis see inimene sulle tegi. Et kindlasti mitte ja vahel võivad need teod olla sellised, mis me ütleme, et ongi andestamatud. Aga oleks naeruväärne kanda seda viha ja pahameele koormat enda südames, sest see ei tee sulle head. Ja ma näitan täna ühe harjutuse, mis on ka andestamine ja mida võiks teha 21 päeva, ehk siis ma kutsun sind üles tegema endaga kokkuleppe, et sa teed seda 21 päeva. Sul on selleks vaja oma päevikut, kuhu kirjutada üles, peeglit, kus sa ennast näed, nii suur, et sa ennast näed, ja törts aega, võib-olla selline 5-10 minutit iga päev. Aga ma luban, et see on selline protsess, mis tõesti selle 21 päeva lõpuks sa tunned, kuidas mingid sellised koormakesed, mis su sees on olnud, vabanevad. Ja milles see siis seisneb? See on see, et võtad selle peegli, vaatad peeglis iseendale silma, tõesti silma, ja ütled oma nime ja ma andestan sulle. Näiteks mina ütlen, Andra, ma andestan sulle. Ja siis mis iganes asju ma iseendale andestan, mida ma olen enda suhtes halvasti võib-olla teinud minu hinnangul või kus ma ei ole iseendaga arvestanud, mis iganes asjad tulevad. Ja ma iga päev püüan leida vähemalt 5 asja ja panen need kirja. Ja järgmine kord teen järgmisel hommikul ja ma ei pea mõtlema, et ma teen neid samu asju, ma ei pea mõtlema, et ma iga kord mõtlen mingi uue asja, vaid ma iga kord lihtsalt tuleb see, mis tuleb, sest usu ja usalda, et see, mis tuleb, on õige ja sinu jaoks antud hetkel vajalik. Vot, nii palju siis andestamisest. Andestagem endale ja andestagem teistele. Ilusat nädala jätku teile!